почему вы вообще хотите быть эстонцем? Что этот вопрос? Простой. Ну мы же в Европе теперь, вы что, не знаете, что ли? Teil on ka rahvustunne sees ju. Jah, kellena te ennast tunnete, mis te olete? Eestlased või venelased? Я русский. No vot. Istume siin ümber laua. 2 eestlast, 2 venelast. Aasta pärast istub üks eestlane siin, eks ole? 1 eestlane, 2 venelast. Ei ole, see saaks siin 3 juba. Vot, 3 venelast, 1 eestlane. Vaat istume siin. Ruski! Mul on tarvis, et siin laua taga oleks rohkem eestlasi. Teid on niigi kuradi palju seal Venemaal, ise kirjutate 140 miljonit. Mul on tarvis, et siin laua taga oleks rohkem eestlasi. Тогда приведите сюда больше эстонцев. Jumal! Ну, в принципе, я понял, в чем проблема. Väga tore, mis te välja pakute meil? See ei saa üldse aru, mida me teha tahame. А я понимаю, вам нужен денежки. Ei, me oleme nagu eeskuju. Läbi meie nagu teie saavad üldse aru. Just, eeskuju. Nagu Lenin oli eeskuju. Saate aru, me tahame ka olla eeskujud. Ma tahan, et minu kõrval olev noor mees vaatab, et tal on 6 last. Ja hakkab mõtlema, et tal on 6 last, ma tahaks endale ka 6 last. Извините, Ленин говорил учиться, учиться, учиться. Точно. Mis asja? Õppida, õppida, õppida. No mina ütlen keppida, keppida, keppida. Господи! Это что, девочка, keppida? Aga vot, pane nüüd hästi tähele. Kuuled, jah? Keppida snatšit. Näed, seda tähendab, reis. Seltskond ei saa mitte millestki aru. Слушайте, вы еще не ответили на вопрос, что для вас важнее всего? Почему вы хотите быть эстонцами? Praegu on nii. Eesti peres on ema, isa ja 1 laps. 2 vanemat, 1 laps. Нормально. Ei no kuidas siis? 2 on 1. Mis siis on, kui on 1? Siis ei ole midagi enam, noh. 2 peaks olema 2, 3, 4, 5. Kuidas need tropid on? Ну, это же нормально, когда у ребенка оба родителя есть. Да, мама и папа. Это же хорошо. Seda küll, jaa, aga saad aru, noh, 2 peaks olema 2, 3, 4. Lapsi on rohkem vaja. Ну, у вас 6, у вас 5, и наоборот. Meil küll, aga keskmisel eestlasel ei ole. Meie asi olekski, eks ju, teisi, eks ju. Kaasa tõmmata üles, ärgita. Noh, viie viidad, у них так. Больше, да? Ну, хорошо. Хорошо. Так это вам нужна рекламная кампания, что ли? Да, конечно же. Это же понятно. Мы хотим, чтобы вы нам помогали. Так это мы будем вам помогать собирать эти 6 миллионов, правильно? Надо писать проект, чтобы спросить. Что? Спрашивать? Спрашивать деньги. Да. Но все-таки вопрос остается. Что для вас важнее всего? Почему вы хотите быть эстонцами? Mis asja, mismoodi sa teed neile selgeks sellised? Teeme ühe näitliku mängu. Nõus? Teeme nüüd sellise mängu, et mina olen eestlane ja mind on 140 miljonit. Sina oled venelane ja sind on 500 miljonit. Aga vaat 50 aasta pärast pole sind enam üldse. No mis sa teed? Kas sa tahad, et sinu lapsed, lapselapsed saaksid ka elada oma kodumaal, rääkida oma emakeelt? Ну, конечно, хочу. No mis sa ette võtad siis? Ну, не знаю, что с Леночкой делать будем. No sa teed lapsi, hästi palju lapsi, et teie rahvus, kultuur, keel, et see kõik säiliks. Et 50 aasta pärast ka keegi mäletaks, kes on Puškin, Dostojevski. Это все помнят. Ei mäleta ju, kui teid on 500 miljonit. Ну, это невозможно. Kuule, ma ju räägin, et see on niisugune mäng, et te sulete А välja. при чем здесь Пушкин? Фантазия у них такая. Дурацкая. Aga kujutage ette, et teil ei ole Puškini. Pole kunagi olnud ka. Как это не было Пушкина? Зачем глупость говорите, как Пушкин? Miks te ei taha meid siin aidata? Ну, очень хотим вам помочь. No aga miks te ei aita siis? Мы не понимаем о ваших мотивах. Какая ваша главная идея? Почему вы хотите быть эстонцами? Miks ma tahan olla eestlane? Да! Eestlane. Mina tahan olla eestlane, sellepärast, et mulle meeldib see maa. Mulle meeldivad need inimesed, kes siin elavad. Meil on ühine keel, me saame üksteisest aru. Meil on ühine ajalugu, me mõistame teineteist. No ma tunnen ennast siin koduselt. Mu ema on siin sündinud ja mu isa on siin sündinud. Meil on oma keel. Eestimaa loodus, mõelge Eesti metsade, järvede, jõgede peale. Eesti päike. See on ainult selline, nagu ta Eestis on, mitte kusagil mujal ei ole sellist päikest, kuidas ta õhtult Saaremaal loojub. Meil on oma keel, oma eesti keel. Meil on oma Puškin, oma Dostojevski. Извините, Пушкин только один. Meil on Tammsaare, Under, Liig, Peti Alver, Jaan Kross, Mati Unt, Arvo Pärk. И вы хотите, что это все осталось? Just.
И для этого вам надо, чтобы было побольше детей. Kes seda kõik edasi kannaks, jah? Ta võib-olla sealt sünnib uus Pärt, uus krass. Да, еще маленький эстонский Пушкин такой. Võib-olla tõesti, jah. Может быть, этот бизнесмен вот не думает так, как вы сейчас думаете. Вот какую пользу он с этого получит. See on missioonitunne. Сегодня нет такого чувства миссии. Kuidas ei ole Нету. Eesti ärimees elab siin riigis. Нету. Mis kasu Eesti ärimees saab? Tema saab selle kasu, et tema lapsed ja lapselapsed saavad elada oma kodumaal, rääkida oma ema keeles. Vot see on ta kasu. Just. Kui on selline suur firma, näiteks nagu Kalev, mille omal ajal Eesti meistrid lõid, et nüüd 20 aasta pärast seda firmat oleks ära ostnud mingisugune Faatser või midagi. Traditsioonid, jah. Eesti oma asi. 1806, meil on siin 200 aastat üks firma. Kes teeb komme. Isegi lätlaste laima ei ole nii vana, kui meil on. Так, обратите внимание. Буква Б. Бизнесмен, да. У него дети, здесь видите, дети. И у этих детей потом еще будут дети. И у них будут еще дети. И чтобы эти дети, да-да, могли бы есть эстонские конфеты, да? Kalju. No see on nüüd juba primitiivne, aga põhimõtteliselt küll. Так, если вы обратитесь к этому бизнесмену, Круду, Vaat ma ei tea, kuidas on, aga tema nimi on Kruda. да, Kui te lähete nüüd selle Kruda juurde, siis tal on poeg, kes kannab nime edasi Kruda. Ja, nii. Kui tal oleks 2 poega, kes kannavad nime edasi Kruda, siis see nimi Kruda, see jääb ju püsima. Aga tal on tütar. Ja kui see tütar nüüd läheb pehele kellelegi Tšernovile, Siis on selle tütre nimi Grete Tšernova. See on ju... ну, она же эстонка. Какая разница? Какая разница, Пацер покупает эту Калю, какая разница? Имя же остать, Каев. kuidas siis ei ole seest enam midagi Eesti. Rasmuse perekonna nimi on Kaljujärv. Ilus uhke Eesti nimi. Слушайте, я опять не понимаю, что для вас там важнее? Калю, Яр, Jumal küll! Круda или Калю? Вот здесь, обратите внимание, маленький эстонский бизнесмен, да. И Чернов. Mis Jüri Tšernov, millest me räägime, see ei ole Eesti ju. Ну, если он живет в Эстонии, говорит по-эстонски, какая разница? Oot. Hetk tagasi ütles tema, et ta on venelane. Kuule, sa oled venelane, aga elad siin. Mine tagasi Venemaale. Kust te saite üldse siia? Sa oled venelane, aga elad siin. Mis muu? Mis asja sa elad siin? See oli meie kodu. Мы вам нужны? Mida, mille jaoks? А почему вы здесь? Vot see on alatu praegu. Kui ei oleks juhtunud seda, mis juhtus, me oleksime seda asja siin Rasmusega üldse Eesti inimestega. Raisk, kui ma hakkan praegu mõtlema. Me ei peaks üldse asja ajama. Meil poleks vaja raha küsida. А вы что хотите? Aga mis sa räägid? Ma ei saa mitte sittagi aru, mida sa räägid. Ma ka ei saa aru, mis sa räägid.